No nii, rahvas, oleme siis jõudnud peaaegu Tartu külje alla. Tulime vaatama ühte sellist hoonet siia, umbkaudu selline hoone, üks suur kompleks, kunagi olevat kalatööstusvabrik või mingisugune kalatööstushoone nagu Liimalaski, aga vaatame siis selle hoone läbi. Ma panen kohe teisele poole, keeran seda kaamera. Nii, ja nüüd ma paningi kaamera teisele poole. Vaatame seda hoonet siin natukene. Siin oli kunagi mingi väike ruum. Kuigi praegu õues vihma sajab, siis ei ole hullu. Ma pean võib-olla, kui ma sisse lähen, siis ma pean panema lambi tööle. Hoonet avastan. Kuigi enamus kõik on siin hoones käinud juba, siis enamus teavad seda kohta juba. Ma pean üritama üldiselt palju pilte ja videosid teha ja video korralikult suur video teha, et saaks nii-öelda saaks põhimõtteliselt ütleme, et saaks nagu postitada, et ei ole mingi mälu probleemi. Ja kui peaks tekkima mäluga mingisugune probleem, siis niinimetatud kustutan paar asja ära ja no siis see ruum. See oli siis kunagi üks peauks. Hoone on isegi ma üritan, okei, ma pean natukene tumedaks võtma. Ei saa seda lööb udus. Väga hea, nüüd on juba üsnagi parem. Nii, läheme vaatame. Et veidikene päevavalgus rikub selle asja ära. Seal on just komme on kogu aeg. Nii. No nüüd jäi täielikult pimeda. Ega ma ei saa aru, miks ta nüüd nii tumeda. Võib-olla selle probleem. Nii, okei, nüüd on vähe ette.
teine korrus. Ma vaatan selle alumise koha üle ja siis tulen üles tagasi. Kõige ennem tuleb ikka alumine korrus läbi käia, siis saab pärast teisi kohti läbi vaadata. Muidu ma sahmin edasi ja tagasi niimoodi ma ei jõua mitte kusagil eriti ära käia. Tuleb rahulikult läbi käia, vaadata, kui on midagi huvitavat, siis vahepeal läks pilt väga uduseks, kuna ma seadistasin selle niinimetatud kaamerat, seda asja. Nii, okei. Teen korra niimoodi kas minna siit kaudu üles või teist kaudu, ma vaatan, võib-olla lähen sealt trepi kaudu üles. Alla tulen siis sealt sellest keertrepist. No vaatame siis ülemise korruse ka läbi. Üsnagi siis peab ettevaatlik olema, et kuskil varisemis ohtlik ei ole, et alla kusagilt ei kukuks. No siis jääb üsnagi katuse pea. Siin on ka see samane ruum. Veidikene natukene tumendan seda, saab parema pildi. Siis saab päris hästi katus. No nii. Sorry, natukene mul läks nii-öelda helenduse peale, et veidikene oli helendus. Ainult mida ma mahetukohtade vihkan, on seda, et siin on liiga palju craftiteid ja see on ikka päris hea, siin on isegi korsten ka midagi. Täna on ikka päris huvitav vaadata midagi. Palju asju saab vaadata. Nii.
võib-olla pärast võib katuse tiksu ka, kuigi viitsimist on, aga noh, üks asi on selles see, et palun ärge lõhkuge mahajäetud kohtades. Te ei tea, et see võib olla ajalooga seotud. Ei oleks mõtet ei sodida, ei lõhkuda ega mitte midagi vaja. Jaa, saate niisama ka käidud siin ja vahtitud. Mitte, et ma tulen nüüd ja lõhun. Ei, me ei lõhu mitte midagi. Ja soovitaksin ka teistele, et mitte sellistes kohtades lõhkuda. Ja küll, kui oskate ilusat maalingut teha, siis te võite joonistada, aga mitte mingisugust fucking kroppust ega mitte mingisugust muud sellist asja. Sellepärast tänu niinimetatud sodijatele ja lõhkujatele kaovadki sellised asjad maamuna peal. Ja sellepärast räägitaksegi, ei ole vaja lõhkuda. Nii, okei, lähme siis vaatame. Kurat, väga õigel ajal ikka seistakse ees. Nii, okei, nüüd ma panen pildi peale. Üldiselt jah. Ja nüüd ma teen siis, vaatame siis selle teise koha üle. Natuke. Siia on hoiatus pandud, et keegi alla ei kukuks. No nii, oleme siis nüüd jõudnud uute kohta kalavabrikusse. Niinimetatud vaatame hoonet, mida pole üldsegi avastamas käinud, kuigi pilte olen näinud, aga jah, siin me nüüd
ma ei tea, vahet olema veidikene nii. Nüüd vaatab siis selle teise koha nüüd üle. Alumise korrus. Ma hakkasin teda enam ei lähe. Seal on ka veel mingisugused elamurajooni. Lõvihoo. Keeran natukene telefoni teistpidi, et siis saan pilti teha. See on ka mingi ruum. Järgmised hooned, mida ma peaks vaatama, on niinimetatud seal korstna juurde need kohad ja siis vaatame edasi, mis saab. Algul oli plaanis vaadata niinimetatud need kohad, aga kuna alla minekuga võib-olla veits nägerdab, siis ma ei tea. Vaatame võib-olla. Päris rets oli alla tulla. Põhimõtteliselt, kuna see plaat võib väga libe olla üle pärast. Ja siis, kui see koht on teisel pool ära käidud, siis ma lähen ka alla korrust. Nagu mul vaja nüüd sealpool ära käia ja siis lähen niinimetatud alla tagasi ja siis vaatan, siis peaks vaatama niinimetatud väikse katlamaja läbi, mis need korstnad on.
päris rets. Okei, nüüd peab vaatama siit, kuidas alla minna. Püksid. Siia oli ka üsnagi päris rets üles alla tulla, kuna need kuradi oma lauad võivad väga libedad olla. Päris rets koht. Olgu, nüüd läheb välja tagasi. Okei, siin peab veidikene ronimist tegema. Tämmit. See kuradi oma niinimetatud pulk liigub seal. No nüüd läheme vaatame sealt selle hoone ära ja siis ma ei tea, vaatab edasi, mis saab. Ma vihkan neid vastla neid keelesi, nad tulevad üles. Nüüd me läheme niinimetatud sellest keertrepist, mida ma eelnevalt mainisin. Iseenesest eile oli suht palav ilm, et täitsa pae. Okei, jõudsime siia. Siit läheb veel. Rohkem edasi. Rohkem siit edasi ei vii. Algul mõtlesin, et ehk viib alla korrusele ka, aga noh, ei viinud. Ma arvan, et ma vaatan need alumised korrused. Okei, oleme tagasi, sai natukene mälu kustutatud. Ma üritan väga kiirelt selle video ära teha, kuna ma kustutan paar ära, kuna see on katlamaja, elektrimaja, veepumbajaam ja muud sellised särgid-värgid. Et üldiselt, kui ma teengi selle nüüd see pikka video ära, siis niinimetatud ma panen enamjaolt pausidele, et säästa
video pikkust. Vaata, siit ei ole midagi. Pane video praegu paus. Nii ei ole nüüd tagasi, et nüüd läheme vaatame teised kohad üle ja siis Kõbekähku teisi hooneid vaatama. Praktiliselt ma peaksin veel saama umbkaudu peaksin saama veel 1 gigabaiti või alla 1 gigabaiti video teha. Ja siis sellepärast ma proovingi kähku selle video ära teha koos pausidega. Siis jääks mul seda mälu rohkem. Üsnagi ma ei tea. Üsnagi siit väga edasi ei kipu minema, sest kes nagunii läheb tühja pimedusest läbi. No muidugi hea adrenaliini rohke, aga ma ei viitsi väga seda asja teha, ma käin, näen palju kiiremaid teegi. See on päris kreep. Kas siin on mingi katus või midagi maha kukkunud. Päris lõkkane on. Seda peaks isegi mainima. See tundub olema vist mingi elektrikappi laadseid kohti, mis siipool on. Siin on tühiruu. Nii olgu. Või siis ma lähen kohe praegu nüüd, sinna vaatan katlamaja ruumid ära ja siis tagasi tulla saab juba neid kohti vaadata. Üldiselt need on sellised kohad praegu, kus hoiti asju. Okay, ma tein natukene niimoodi pilti ja siis teen niimoodi pilti. Holy crap! Peaks vaatama selle hoone läbi. Siin on ka üsnagi fuck, ta on liiga kõrge. Okay. Vaatan selle praegu vaatamata. Käin võib-olla selle peal.
vabandust, panin näidu video kinni kogemata. Jõudsin üles, nüüd lähen alla tagasi. No nii, tulen tagasi. Nüüd vaatan siis ühe teise koha kiiresti läbi ja siis tagasi. Päris uhk. Siin on liiga aastatega liiga palju prügi toodud sisse, et okei. Räägin siis, Senna ma ei viitsi väga minna, sest pole mitte midagi eriti. Läheme siis sinna peahoone juurde tagasi. Ma ei saa väga pikad video ka teha, sest mul saab mälu otsa ja siis ma ei teagi. Üldiselt käimiskoht, aga üldiselt lõhkuda siin kohe mitte ei tohi. Ma ennist just nägin vist omanikku või perenaist ka siin, et rääkisime, et just ei tohtinud seal üleval väga käia, aga noh, olen üldiselt sellega nõus, jah. Olgu, läheme käime selle koha läbi kiire. Siit saab ka üles ja siis saab sealtpoolt üles. See on see tuttav ruum, pearuum, kus käisime nii. Ja siin on siis see pea sissepääs.